Tere tulemast rubriiki Meesteleht testib. Täna testime Lexus IS 250 F-Sporti. Auto on aastast 2014, tal on 2,5-liitrine bensiinimootor, tal on ka F-Sport disainvarustus, tal on siis F-Sport väljad 18-tollised, kena tumehall värv ja F-Spordil omaselt on siis ka esivõre teistmoodi ja samamoodi esistange disain on teine ja lisaks ka küljelaiendid ja tagastange. Samamoodi on ka salong veidi teistmoodi, aga sellest juba räägime natuke hiljem. Täna siis vaatame, mis on 3 positiivset asja, 3 asja, mis võib-olla natukene häirivad ja mõtleme ka, et kellele see auto võiks siis täpsemalt sobida. No nii, katsetame nüüd natukene tee peal ka seda Lexus IS 250. Et üldiselt praegu madalatel kiirustel kõik ilusti selle koha peal kontrolli all. Vedrustus on tsipa jäik, aga samas kuna ta on F-Sport, siis seda võiks ka eeldada. F-Spordiga kaasneb kindlasti ka niisugune sportlikum rool ja minule isiklikult väga meeldivad need sportlikumad istmed, et tekitab niisuguse justkui sportauto tunde. Üldiselt tegelikult niisugune mõnus pisike auto, mitte kõige väiksem, ei ole ka muidugi kõige suurem, et juhtida on üsna kerge, et tekitabki niisuguse natukene võidusõidu tunnetuse ja ma kujutan ette, et linnas ka selle autoga liigelda ei ole nagu väga probleemi, et manööverdada on, ma usun, üsna mugav ja parkida seda kuhugi kitsastesse kohtadesse. Praegu ka kiirus 50 kilti tunnis, et rehvimüra kuuleb väga minimaalselt, aga eks seda kuuleb täpsemalt kui maanteele nüüd kohe jõuame. No nii, jõudes nüüd maanteele, kiirendus, ütleme 3 gaasiga täitsa arvestatav, et ega ta ei ole mingisugune sportauto, tal vist 0-100 circa 8 kanti, aga olgem ausad, kui palju rohkem sul tegelikult igapäevasõidus vaja on. Roolitunnetus samamoodi väga hästi saab aru, kuhu auto täpsemalt liigub, et ei ole niisugust mingit mänguroolis sees. Ja praegugi circa 110-ga sõites rehvimüra natukene kuuleb, ei ole väga hullu ja samamoodi ka peeglitega, et peeglitest see tuulemüra, mis tuleb, ei ole nagu mitte midagi, ütleme siis kõrva kriipivat, et niisugune arvestatav, ei saa nagu kuidagi ette heita seda. Üldiselt niisugune auto enda disain seest väga huvitav, et Lexustel on see alati natukene teistmoodi kui ülejäänud tegijatel, aga jällegi mitte kuidagi halvaga, sest minul isiklikult see disain väga meeldib. No ja kuna auto on ikkagi F-Sport varustusega, siis katsetame ka natukene seda sõidurežiimi, et tegelikult ma ei ole kindel, kas see heli kui selline natukene muutus, aga sportlikum heli minu kõrvadel on küll. Võib-olla see on lihtsalt placebo efekt, aga on natukene tunda, et auto on niisugune tundlikum, et eks see gaasitunnetus siis natukene nüüd muutus ja tegelikult on võib-olla jälle mulle tundub, aga auto tundub natukene ka vedrustuses sportlikum ja rool läks natukene jäigemaks. Aga isiklikult arvan, et niisugune päris huvitav pisikene Lexus, millega niimoodi ringi kulgeda, et saab ilusti hakkama linnas, maanteel, kuskil ta nagu hätta kindlasti ei jää. Mõned huvitavad faktid ka selle auto kohta. Nagu mainitud sai, siis antud auto on F-Sport, et nagu enne ütlesin, siis istmed on sportlikumad, rool on sportlikum, välisdisain on palju teistsugusem kui tavalisel IS-il ning lisaks ongi siis F-Spordile omane on ka Sport ja Sport pluss sõidurežiimid ja samamoodi ka väljadisain on natukene erinev. Lisaks, mis tal on, nagu sai välja toodud, on siis näidikute paneel, mis vastavalt sellele, mis see siin keskel spidoblokis teed, liigub nii-öelda see rõngas kaasa paremale ja kogu see animatsioon üldiselt on üllatavalt sujuv. Kui võrrelda näiteks siin mõned aastad uuemate sõidukitega, siis isegi seal natukene see nii-öelda spidobloki süsteem tavaliselt hakib, aga siin ta on tõesti väga sujuv, see kohe esmalt silma.
ja kuna tegu on Jaapani autoga, siis aeg-ajalt ikka küsitakse, et kuidas näiteks roostemured nendega on, sest mõned Jaapani autotootjad kahjuks sellega kimpus on olnud. Selle generatsiooni Lexusel tegelikult need roostemured on oluliselt rohkem kontrolli all. Et ka see auto nüüdseks on juba circa 10 aastat vana ja ei ole küll nagu välisel vaatlusel mitte nagu ühtegi roosteplekki ega roostetäppi kusagil näinud. Et pigem väga viisakas ja väga korralik mõnus väike Lexus. Vaatame üle ka tagaistme. Tegelikult ruumi on piisavalt. Mina olen ilusti praegu suht-koht välja sirutatud, jalad saab ilusti esimese istme alla panna. Istumispositsioon on suhteliselt minu järgi paigutatud praegu, kuigi ma istun küll üsna ees. Olen circa 182 cm pikk, pearuumi on piisavalt, liikuda saab küll väga ilusti. Käetugi on mõnus õigel kõrgusel, eraldi on siin topsihoidjad. Materjalid on tegelikult samamoodi siin taga ka, ei ole nagu kokku hoitud, nagu osadel uutel autodel on, et tagant oleks siit akna juures plastik, siin on täpselt samamoodi nagu ees. Ainus, mis natukene häirib, on see, et kuna auto ise on natukene pisem, siis see ees olev peatugi ja kogu see iste tekitab hästi suure musta ala mulle siia ette. Et kui pikka maad taga sõita, kellel näiteks tekib merehaigus, siis võib-olla nemad pigem peaks valima esiistme. Aga üldiselt ei saa mitte midagi halba öelda. On olemas ilusti ka ventilatsiooniavad, et siia taha siis ka õhku tuleks. Natukene salongis siis esiistmed samamoodi. Rool on selline mõnus pisike, üsna sportlik rool, on olemas ilusti ka käiguvahetuslabad. Kõik asetseb tegelikult väga loogilises kohas, et mina isiklikult selle autoga väga palju sõitnud ei ole, aga samas istusoojendused, roolisoojendused, kõik nupud on ilusti kohe olemas siin samas keskel. Samamoodi ekraan, täiesti ilusti nähtav, keskel on ka selline Lexuse analoogkell, mida väga palju enam autodes ei kohta. Ja samuti, tegelikult materjalid on väga viisakad. Siin on selline huvitav, väga hea lisa, selline pisikene nahatriip pandud. Ja mulle väga meeldib, et siin on erinevad sellised tasandid salongil. Siin on nagu justkui 3 eri tasandit, et selline täiesti omamoodi disain, väga erinevatest teistest jaapanlastest ja sakslastest. Mina olen väga rahul. Kokkuvõtteks võtame 3 pluss autol. Alustame miinustest. Vedrustus on tsipa jäik, taga on natukene vähe ruumi ja registreerimistasu on üsna krõbe siukese auto kohta. See oli circa 1360 eurot ja auto enda väärtus on umbes 15 000 eurot, seega kui võtta protsentuaalselt, see on circa 10%. Samal ajal plussid antud autol F-Sport varustus minul isiklikult väga meeldib. Salongis on sellised sportlikud detailid, väljas samamoodi kogu autodisain on natukene teistsugune, aga kahjuks sellega kaasneb see, et vedrustus on tsipa jäik. Lisaks materjalid minul isiklikult meeldisid, just katusematerjal oli väga huvitav. Ja müraisolatsiooni tegelikult on üllatavalt hästi paigutatud antud autosse. Tavaliselt väiksematel autodel selle koha pealt on kokku hoitud, siin seda tehtud ei ole. Auto võiks sobida tegelikult kas siis ütleme paarile, et kindlasti mitte siis suurele perele just sellel samal põhjusel, et taga ruumi tegelikult ei ole väga palju. Aga kohtume juba järgmises Meesteleht Eesti rubriigis.